ta ei mäleta, et mis päev täna on, Mm. aga ta istub klaveri taha ja komponeerib uue klaveriteose. Kuidas see on võimalik? Kui mälu kaob, kas siis inimene kaob koos sellega või jääb alles midagi veel sügavamat kui mälestused? Täna räägime sellest, mis ajus tegelikult toimub siis, kui mälu hakkab kaduma. Ja veel olulisem, mida saad teha sina juba täna ja praegu, et oma aju ja iseennast hoida. Mul on täna külas neuroloogia professor doktor Toomas Toomsoo. See ei ole lihtsalt vestlus mälust, see on vestlus inimeseks olemisest. Tere tulemast, doktor Toomas Toomsoo. tere, tere! Mul on väga hea meel, et te olete täna siin. Kas inimene kaob siis, kui mälu kaob? Et tõepoolest, ma olen juba piisavalt kaua aega töötanud inimestega, kellel esinevad mäluprobleemid ja iga arsti niisugune põhitöö on ju tegelikult diagnoosida ja panna võimalikult täpne diagnoos. Aga tõepoolest meditsiinis on nii, et ja mäluhäirete puhul ka, et me arstidena kipume väga konkreetselt ütlema või sõnastama inimesele asju läbi nende puuduste. Aga me räägime vähem sellest, mis säilinud on, mis alles on. Ja kuidas neid alles olevaid asju saab inimene ise tugevaks teha ja kuidas võib-olla ka lähedased märkavad, mis on need alles olevad asjad, millele saab rõhuda. Mul oli ka hiljuti üks väga isiklik kogemus. Ma külastasin haiglas oma vana head sõpra, kellel oli ajukahjustused tagajärjel mäluga probleemid. Ja see pani mind mõtlema, et mis siis inimesest alles jääb, kui mälu muutub. Kuidas teie seda näete? See on huvitav diskussioon selles mõttes, et umbes peaaegu, et 5 sajandit tagasi või natukene vähem tuntud filosoof kirjeldas mälu justkui mina olev. Teiste sõnadega, kui sul ei ole mälu, siis sul enam pole mina. Ja et tagantjärgi vaadates, tema töid hinnates tegelikult ta kirjeldaski ainult niinimetatud episoodilist ehk narratiivset mälu, aga aju teab, et mälukihte on palju rohkem ja ühe niisuguse mälu kadumine ei ole ainult see, kui ma ei mäleta, mis mulle pool tundi tagasi öeldi. Vaid mälu on hoopis laiem ja mälul on olemas emotsionaalne varjund, mälul on olemas protseduuriline väljund, mälul on olemas ka kehaline väljund ja need ei lagune tegelikult koos, vaid nad lagunevad etapiliselt. Ja võt see etapiline lagunemine, see etapiline nii-öelda kadumine, ma ei tahaks kasutada sõna hävimine, et pigem kadumine, see ei ole ühe korraga. Ja see tulebki nii-öelda elust võetud näited, et tuntud helilooja mängib oma teost, aga ei tunne ära oma pereliikmeid, aga ta ei tea ka, kes on selle loo autor, aga ta mängib täpselt identselt nii, nagu mängivad suured maailmaorkestrid seda teost. Ja ometigi ju kuskilt see tuleb. Nii kirjanduse, muusika kui filmimaailmast me teame, et neid on kordades on näiteid sellest, kus inimesel ei ole mälu, ta on aastaid võib-olla tardunud, aga ta ärkab oma lemmikmuusika peale nii-öelda ellu ja seda nimetatakse niisuguseks muusikaliseks protseduuriliseks mäluks, mis kasutab hoopis teistsuguseid ajuteid kui sõnad ja näod ning ta säilib väga hilises haiguse staadiumis. Et kui tulla sellest, kuidas inimene saab oma mälu hoida, siis üks nendest variantidest on muusika ja seda on ka teada, et näiteks kuulmise halvenemine on üks väga suur
dementsuse riskifaktor. Ehk siis me soovitame ka kuulata, võib-olla enam mitte nii palju lugeda näiteks raamatuid, kui kuulata raamatuid. Et näiteks audioraamatute kuulamine mäluhäiretega lähedasel võib olla nagu väga hea abimees säilitamaks, sest et nii-öelda evolutsiooniliselt kuulmise mälu on üks nendest mäluliikidest, mis säilib ka kõige kauem. Ta on kõige paremini nagu kaitstud, nii et muusika, audioraamatud on need, mis tegelikult võiksid neid inimesi ka kauem nagu elus hoida, et ei pea hoidma inimest vaikuses, vaid et peaks tegelikult olema kogu aeg mingi selline väike muusika nagu ümber, mis seda aju nii-öelda ergastab, et see oleks nagu üks niisugune näide võib-olla. kui ma teist õigesti aru saan, siis mälu ei kao korraga, vaid kaob kihiti. Mis siis jääb alles kõige kauem? Üks kauemini nagu ütleme säilivaid mäluliike on tegelikult liikumisega seotud mälu. Ehk siis inimene tegelikult suudab, kui peaaegu et kõik on kadunud, siis ta tegelikult ikkagi on suuteline liikuma. No kas või näiteks, ma ei tea, voodist püsti tõusma. Me teame ju seda, et inimene ei mäleta enam pereliikmeid, ei tea enam, ta ei saa aru ööd ega mütsi, aga ta tegelikult tahab nii-öelda sealt voodist välja ronida. Ta teab, et tal on nagu tarvis kuhugi minna. Et vot see on nagu üks niisugune kauemini säilivaid mäluliike ja sellega on seotud nii-öelda inimesel ajus, sügaval ajustruktuurid nimetatakse basaalganglionid, mis tegelikult omavad väga suurt tähtsust selle liikumismälu peal, mida siis nimetatakse ka protseduuriliseks mäluks. Noh, söömine näiteks ka sellesama võib-olla kahvli ja noaga ei oska, aga ta teab, et lusikas tuleb suu juurde panna. Et see on nii arhailine liigutus ja see on siis see protseduuriline mälu, mis tegelikult kaob kõige viimasena, mis inimesel on ja öeldaksegi siis nii, et keha teab, kuidas. Kas see tähendab siis ka seda, et meie harjumused on väga olulised? Harjumusel on kindlasti nagu tähtis roll. Et see on absoluutselt nii, aga noh, need on nii ürgsed nagu tegevused, mis meile on nagu iseloomulikud. Et loomulikult, kui me ei oleks inimesed ja me ei oleks nagu ära õppinud söömist, joomist, eks, noa, kahvli, lusika kasutamist, eks, et no tõenäoliselt meil siis ka seda osa ei ole, aga me oleme ikkagi evolutsiooniliselt ikkagi nende aastatuhandete jooksul ikkagi arenenud, et me peame seda ikkagi nagu tunnistama, aga jah, et viimane on see, mis kaob, on protseduuriline mälu. Lähme tagasi veel nende emotsioonide juurde, ehk siis inimene ei mäleta, aga ta tunneb. Saate seda natuke avada veel? Ja no inimene tunneb, et eks see tundmine tuleb ka nagu sügavatest ajukihtidest ja noh, muusika puhul on lihtsalt see, et muusika on nii ürgne instinkt just tänu sellele, et oimusagaras, kus asub see nii-öelda nagu muusikamälu, et ta on nagu üks paremini kaitstud piirkond ajus tervikuna kõikvõimelike nii-öelda aju vananemise nagu suhtes. Kui see aju mälu mõistes nagu hääbub, siis ta tegelikult hääbub astmeliselt selliselt, et inimene otsib nagu kõigepealt seda, mis asi see on. Ja see, mis asi see on, no kaob ka esimesena. No näiteks ma toon näitegi, et võib-olla kaaslase nägu. Sa oled elanud 50 aastat koos selle inimesega, aga see inimese nägu enam ei ole nagu tuttav. See inimene tundub, et on minu ema. No väga sagedasti, eks ju, näiteks, et paljud pereliikmed ütlevad, et
et see on nii kohutav, et kuidas ta ei tunne mind ära. Et ta ütleb mulle, et ma olen ju tema tütar või ma olen tema abikaasa ja ta ütleb mulle, et ma olen ta isa või ma olen ta vend. Ehk siis ta läheb nii-öelda nagu kaugele arhailiselt sinna lapsepõlve tagasi. Seejärel, kui tal ei tule see nägu meelde, loomulikult järgmine samm on see, et kes ta on. Ja kõige lõpus on võib-olla ja siis on võib-olla see, et tulevad nagu need veel muud ja järgnevad sammud, aga täpselt samamoodi on see ja see ongi nagu see, et sellega seonduvalt on need terve rida mäluliike, neid öeldakse, et neid on kokku umbes 8, kus see astmeline muutus toimub ja väga paljusid inimesi tegelikult hirmutab ju see, kui ei mäleta nime, jah. et mingi konkreetse nime ähm, mitte mäletamine tekitab paljudes inimestes hirmu, et see võib olla Alzheimer, see võib olla dementsus. Ja selle eest vastutab ajus selline piirkond nagu hipokampus, ja see on nagu väga varajane niisugune nagu ilming, aga see ei tähenda, et see oleks ka patoloogia, et see oleks nagu haigus. Inimesed väga muretsevad, näiteks, et mulle ei tule meelde, mis oli selle näitleja nimi. Ei tule selle näitleja nimi meelde, aga tegelikult kui sellel ei olnudki nagu niivõrd suurt nagu tähendust. Nii et jah, et nimi on nagu nimede mälu on niisugune seal eesmises oimusagaras lähedal hipokampusele on nagu väga varane selline nagu näitaja, aga ta samamoodi võib olla näiteks olukorras, kus see nimede mälu halvenemine, kus kus see nimi ei ole kinnistunud sinusse või teistpidi, kus sa ei ole sulle tähtis. Võib-olla sa oled väsinud, et oled halvasti maganud, et see ei ole nagu kindlasti mitte nagu sellele samale nimele tuleb anda nagu tähendus, et kui sa tead, et see nimi on näiteks ma ei tea, see ja see, aga et ei tule meelde, aga sa tead, et millega ta näiteks tegeleb või millega ta tegeles või mis filmi režissöör ta oli, aga vaata see nimi, siis see tegelikult näitab ka, et see ei ole nagu patoloogiline, see ei ole haiguslik. Aga kuidas siis ikkagi mõista inimest, kes ei mäleta, aga on siiski kohal? Mida pered tihti valesti tõlgendavad või kuidas me peaksime sellise inimesega suhtlema? On kindlasti ju see, et mis nagu silma hakkab, et hakkab ju silma see, et ta ei mäleta, millest ma talle alles rääkisin. Näiteks ema küsib, mis päev täna on? Täna on teisipäev. 10 minutit mööda, ema tuleb teisest toast, ütleb, et aga mis päev täna on? Ehk siis seda nimetatakse nagu selliseks nagu episoodiliseks lühimäluhäireks. See on esimene asi, mis nagu kaob, aga mis alles on? Ruumiline mälu. Näiteks inimene on suuteline minema Viru keskusesse ja Viru keskuses õigest kohast välja minema. Ta teab, et kus on väljapääs. Ta oskab seda teha. See on tal alles. Väga paljud need, kellel on lühimäluhäired, sõidavad autoga. Ta oskab liikluses, tuleb väga hästi toime, sest see on automaatne liigutus. Ta saab hakkama selle tegevusega, kuigi me tegelikult teame, et justkui nagu ei tohiks liikluses inimene sellises situatsioonis enam nagu olla. Tal on säilinud terve rida faktilisi teadmisi. Ta ei mäleta võib-olla, et mis päev täna on, aga ta istub näiteks klaveri taha ja komponeerib uue klaveriteose, uue heliteose. Võib-olla kunstnik hakkab maalima täiesti uue nurga alt tegema mingisugust nagu tööd. Väga huvitav on niinimetatud autobiograafiline mälu. Ehk siis see, et minu elulugu, kes ma olen, kus ma õppisin,
kellega ma õppisin. Need säilivad väga kaua ja nad hävivad nagu kihtide kaupa ja ongi üks niisugune nagu või hääbuvad kihtide kaupa, on üks selline hea näide. Vaadake koos fotoalbumeid. Kui sa näed, et inimene kui sa näed, et inimene suudab fotoalbumites orienteeruda, kus ta näiteks selle pildi peal oli, kellega ta oli. Need on kõik asjad, mis on alles ja see näitabki seda, et tegelikult mäluhäire, mis on võib-olla episoodilise mäluna häiritud, et ta ei mäleta, et mis päev täna on. Väga paljud asjad on nagu alles. Nii et need on nagu neil sellised kohad ja muidugi mäluhäirete puhul tihtipeale on see, et ei maksa loota, et mäluhäirega inimene peab tundma ennast turvaliselt uues situatsioonis. Hiljaaegu oli üks juhtum mul, kus minu mäluhäirega patsiendi lähedased ütlesid, et asi on ikkagi täitsa halb. Et me olime reisil, meil oli nii tore hotell, kõik oli uus hotell, kõik oli elektrooniline, eks ju, et muudkui ainult puutetundlikud ekraanid olid kõikjal. Ja kujuta ette, minu ema ei saanud mitte ühegi asjaga hakkama. Kas see on midagi niisugust, mis oleks nagu katastroofilised, kui sellel emal oleks olnud, ma ei tea, tavapärane, et tõmbad lihtsalt kardinad kinni, oleks kõik hästi olnud. See uus ongi nagu raske, aga see ei tähenda, et näiteks ema ei oleks saanud muude asjadega hakkama. Tegelikult ka igapäevases elus väga palju nagu dramatiseerime teatud asju üle, mida me võiksime siis mitte dramatiseerida ja mõelda, et me teeme tema eest need asjad ära, et tal oleks nagu lihtsam ja kergem, mitte me ei paneks teda sellisesse olukorda, mis tekitab temas nagu võib-olla piinlikkust või raskustunnet. kuidas tundub, kas inimene, kes on kõik unustanud, võib tunda armastust? Seda on uuritud ja võib tunda. Armastus on niisugune tunne, mis on ürgne, arhailine ja ega ilmaasjata ei ole öeldud, et isegi näiteks hooldekodudes täiesti võõrad inimesed üksteisele, kui sa puudutad neid, siis tegelikult ta tunneb sellist niisugust nagu turvatunnet ja sellist head olekut, sest et kõige hullem, mis ongi, on see, kui eakas inimene märkab või tajub, et tema ümbert kaob ära armastus. See võib olla tegelikult kohutavalt raske, kui sa näed, kas või näiteks oma lähedase pereliikme hääbumist. Kuidas sa ei saa temaga olla selline, nagu sa olid näiteks 10-15 aastat tagasi, aga tegelikult sa pead. Ja see ongi nagu vastus sellele küsimusele, et armastus on selline nagu tunne, mis on väga vastupidav. Selle eest vastutab meil üldse kogu selle emotsionaalse mälu eest, armastuse ja niisuguste naudingute eest vastutab ajus selline piirkond nagu amügdala. Ja see on tunne, mis jääb, mis ei kaota konteksti, et kallistus, puudutus, käest kinni hoidmine, see on väga vastupidav sellisele nagu aju hääbumise nagu protsessile, nii et väga paljudes ka minu praktikas ma olen näinud, et kuidas need pered, kus armastust ei ole, kus on tühjus, tegelikult toimub ka selle pereliikme hääbumine nagu kiiremini. Nii et armastus on väga tähtis. mis on kõige liigutavam hetk, mida te olete näinud oma praktikas? Neid hetki on nagu väga palju.
iga patsiendiga võib-olla on nagu see äh, nagu äh, nagu omamoodi, aga kõige rohkem mind liigutab ikkagi see, kui ma näen patsiendi pereliikmed on vastuvõtul ja nad on väga abivalmis, osavõtlikud, toetavad. Kõige rohkem mind kurvastab see, kui öeldakse oma mäluhäirega lähedasele, et kuidas sa aru ei saa. Kuidas sa ei saa sellest aru? See on ju elementaarne, kurjalt. jah, Ja noh, näiteks, mis on, ütleme, Alžeimeri puhul hästi oluline on see, et Alžeimeri patsient on väga hea peegeldaja. Kui sina oled temaga tõrges, siis on temaga sinuga tõrges. Kui sa oled temaga hell, hooliv, naeratav, sõbralik, siis on ka tema. Minu õpetaja, kes õpetas mulle neuroloogiat, ütles mulle, et vaata, kuidas ta emotsioonidega mängib. Et kui arstina sina räägid temaga kurja näoga, siis tema on ka sinu peale kuri. Ta vaatab, milline sa välja näed ja täpselt on sinuga identne. Nii et ega see kerge ei ole mäluhäiretega inimesega nagu toime tulla. Aga me peame nagu mõistma, et selle hääbumise varjus on palju neid asju, mis tegelikult on veel alles ja meie ülesanne on tegelikult seda alles olevat nii-öelda pinnale tuua ja seda hoida, sest et ühel hetkel hääbub ta nii, aga me peame nagu suutma seda võimalikult kaua nagu heas konditsioonis hoida. ja siis on tegelikkus ju selline, et me tegelikult peame omaenda emotsioonidega toime tulema. Mainisid näiteks kurja häält või seda vihaemotsiooni, et kuidas sa ei saa aru, et need on ju emotsioonid, mis tulevad ülesse, kui sellist inimest kõrvalt vaadata ja muidugi iga terve mõistusega inimene tahaks teda kuidagi aidata või tema seisundit parandada, aga tuleb ju ka siis tunnistada, et see pole päriselt võimalik ja sellega leppida, et võib-olla see leppimine ongi kõige raskem. Lihtsalt vapralt kohal olla ongi vahest kõige suurem vaprus. Ja see on väga õige, et tuleb vapper olla. Ja no selle mäluhäirega on veel üks positiivne lugu, võib-olla see, et kui tekib konfliktsituatsioon mäluhäirega inimesega jah, ja tal on kahjustada saanud episoodiline mälu, siis mida me mäletame? Me mäletame seda tüli. Aga kui ei tea päeva ega kuud ega aastaarvu, siis kaob tegelikult kiiresti ära ka see tüli. Nii et see võib juba olla nii, et läks korraks teise tuppa ja tuli tagasi naeratamana, sest et see, et oli 5 minutit tagasi oli olnud tüli, on juba meelest läinud. jah, aga meie ei ole seda veel lahti lasknud. Meie ei ole seda lahti lasknud, aga tema on seda juba teinud. Et see on nagu ka väga paljud räägivad, et kuidas, et see on häiriv küll, et kuidas see ei ole nagu, kuidas ta ei mäleta nagu asju. Aga et kui me tülitseme, siis kujutad ette, et juba 5 minuti pärast on tal meelest läinud, et meil oli tüli, et vanasti me ikkagi olime mitu päeva ei rääkinud üksteisega, aga nüüd on see juba 5 minuti pärast läinud. Kas keha võib siis mäletada rohkem kui mõistus? Me rääkisime kehamälust. Kuidas siis on võimalik, et inimene enam ei mäleta, aga oskab? Ja et no selle kohta on isegi selline hea näide näiteks, et teatrist võtta, et näitleja, kellel on episoodiline mälu näiteks nõrgenenud, et aga nüüd, kui ta läheb lavale, siis ta läheb teise olekusse, ta läheb sellesse oma tavapärasesse stabiilsesse olekusse ja sõnad tulevad otsemaid
liikumisega, tuleb on seotud selle ruumiga, kus ta nagu on, nende inimestega, kus ta on. Ja seda, mis mäletab võib-olla, mis tavasituatsioonis ei mäleta, noh, seesama hipokampus, vaimusagara alumine osa, see pole üldse enam vajalik, sellepärast et ajus on teised struktuurid, mis võtavad selle funktsiooni üle ja noh, neid nimetatakse siis basaalganglionideks. Et see on see teema, et noh, ka minu, ütleme, praktikast sellised kaua kestnud näitlejad võisid olla kodustes tingimustes täiesti abitud. Mul tuleb siin ka meelde mõne näitleja puhul, kes ei olnud suuteline enam ise ühistranspordiga nagu tulema, aga noh, ta oli niivõrd hea näitleja, ta oli nagu hooaeg kestis ja kui ta lavale astus, ta tegi kõik asjad ilmeksimatult, oli maailma parim lavapartner. mul on ka see tihti küsimärke tekitanud, et kui mõni eakas näitleja jälle ja jälle lavale ilmub, et kas ei ole risk, et ta oma teksti kõik ära unustab. Ja nii see on, et aga noh, jah, et ega noh, ma ütlen, see mälu on nagu väga mitmeti ja on ju ka neid näiteid, ma ei tea, kirjandusest näiteks, kus on tambitud kirjanikku ja öeldud, et kirjanik on nagu täiesti, ma ei tea, see on tema kõige viletsam romaan üldse, et pole üldse selles romaanis pole sügavust ega midagi, tegelikult inimene kirjutas juba tõsise nii-öelda Alžeimeri foonina kirjutas selle romaani, et noh, öeldaksegi, et ta tegelikult kirjutas või tema haigus kirjutas nagu end ise nagu selle teksti sisse. Ehk see oli siis nagu see haiguse peegeldus. See oli, et inimene ei teinud seda mitte sugugi nagu tahtlikult, vaid et see oligi nii-öelda nagu Alžeimeri patsiendi raamat, mida noh, ütleme, kirjanduskriitikud ei olnud suutelised nagu mõistma, et kuidas see selline asi nagu olla sai ja noh, hiljem on sellest nagu räägitud ja tehtud doktoritöid ja analüüsitud seda teost, et üpris palju, nii et aju kirjutas nii-öelda selle ise nii-öelda kehaga nagu lõpuni, kuigi inimese sõnavara vähenes ja ka ometigi see raamat nagu valmis sai ja kirjastatud sai. mis on kõige hämmastavam asi, mida te olete näinud? Mäluhäirete puhul kõige hämmastavam asi on see, et on olemas niinimetatud teatud nagu ravitavad dementsused, et kus arvatakse, et see on nii-öelda nagu kaugele arenenud dementsus, aga tegelikult inimesel oli nagu lai juss Peipsi ääres elas, toorest kala sõi ja oli lai juss, kes sõi ära kõik tema toidust B12 vitamiini ja selle B12 vitamiini asendusraviga tema Alžeimerist sai täiesti terve mees. Et see on nagu võib-olla selline, mis mul tuleb, see on üpris ammu aega tagasi. Ma pakun, et võib-olla nüüd juba mingi umbes 25 aastat tagasi minu residentuuri ja õpingute ajal selline Tartu Kliinikus selline situatsioon on nagu olnud. Aga noh, neid haigusi, mis praegult on nii-öelda sellise suhteliselt ägeda kuluga ja mitte nagu ei ole võib-olla klassikaline Alžeimer, kus inimene kaotab kiiresti mälu, noh, neid on päris palju ja nendele on leitud ka päris häid ravivõimalusi, nii et inimesed saavad nendest nagu jagu, aga noh, Alžeimer tervikuna on täna teinud olulisemat niisugust arenguhüpet selle diagnostika ja ka ravi, vähemalt haiguse pidurdumise osas võrreldes näiteks teise sellise tõsise
aju vananemisega kulgeva haigusega nagu Parkinsoni tõbi. Nii et Alžeimeris on viimase paari aasta jooksul toimunud tohutult suured nagu arengud, et hetkel on need ravimeetodid veel väga kallid, aga siiski on lootustandvad. mida siis saab iga inimene oma aju heaks juba täna ära teha? Esimene ja kõige tähtsam asi on uni. Unehäired on kõige suurem risk hilisemas eas tekkiva dementsuse suhtes. ja ometigi on ju unehäired väga sagedased, peaaegu igalühel. On. Aju vajab puhkust, kui me räägime Alžeimerist, siis Alžeimeri puhul on väga oluline see, et need mürgid, mis päeva jooksul tekivad meie kehasse, meie aiu, peavad saama öösel välja viidud. Ja selleks on süsteemid, niisugused tunnelite ja torude süsteemid, mida nimetatakse geelümfaatiliseks süsteemiks ja see aktiveerub, kui inimene magab. Nii et ma ütlen selles mõttes, et kui sa ei jää magama, siis kasuta abivahendeid, mis tahes, mis sind aitab, et magada. Uni ja ööuni on üks kõige tähtsamaid asju, mis tegelikult kaitseb inimest niisuguse mäluhäire eest. kas ma saan aru, et ka unerohu tarvitamine pikaajaliselt tuleb siin kõne alla, kui inimene tõesti ikkagi ei saa magada? Ja no õnneks on ka see maailm nagu väga palju muutunud, et on tekkinud juba sellised ravimid, millel ei ole sõltuvust tekitavat toimet. ja ma hiljuti kuulsin, et on üks ravim, mida veel Eestist küll osta ei saa, aga saab juba Soomest. mis see imerohi on? Ja et seda saab Soomest osta, aga on olemas ka ravim, mida saab Eestist osta, mis on nagu ka olemas, millel on nagu toime ja et selles mõttes mina olen küll seda meelt, et need ravimid on olemas ja kellel on võimalus neid nii-öelda hankida, siis need on igal juhul on magada ravimiga kui mitte magada. see on väga tähtis. Jah, see on väga tähtis ja teine asi, millest me juba siin korras nagu rääkisime, et vaikust ei tohi nii-öelda peljata, et peab ikkagi olema mingisugune hääl peab ikkagi olema meie lähedal ja see hääl võib olla mitmeti, see hääl võib olla muusika, teater, kino, nagu juba nimetatud audioraamat, see võib olla ka teine inimene. Ehk siis üksinda ei tohiks olla. Üksindus on väga suur, sest tihtipeale üksinda ollakse ka sageli vaikuses. Et see on nagu teine asi ja sellega nagu haakubki kohe kolmas, on sotsiaalia. Ehk siis sa ei pea nagu kogu aeg sõbrannatama, aga põhimõtteliselt sul peab olema mingid, ütleme, sul peab olema toimiv pere, sul peavad olema toimivad suhted, kus sa tunned ennast hästi. Ja osad inimesed ütlevad, et nendele meeldib kõige rohkem olla üksi. Aga on ka inimesed, kes väldivad paaniliselt seda üksi olemist. teine Ma äärmus. arvan, et inimesi tuleb mõista, aga ma püüan ikkagi nendel üksi olevatele inimestele ka anda mõista, et kui nad ei taha endale neid, on inimesi, kes ei taha nagu sellist sõbrannatamist või sellist ei ole sellist, nagu et mul iga inimene, kes ta lähitutvuskonnas on, et need kõik on talle sõbrad. Et sõpru tegelikult ei saa väga palju inimesel olla, et need paljud on tuttavad. Aga igal juhul, et mingisugune selline sotsiaalne nagu võrgustik peab nagu olema. Nii-öelda, et ja väga ütleme, et eks need mõnede inimeste jaoks need hooldekodud või õenduskodud
on ju ka tegelikult sotsiaalse oleku vorm. Ehk siis muidugi. kodus oled sa üksi, aga seal on keegi ja seal on teised inimesed. Ja kui see sobib sulle, siis minu arust on see seal hooldekodus olek kordades parem kui üksi kodus olles. Jaa, et ega see sotsiaalmeedia ka ainult ei asenda suhtlust, sest nagu inimene ütleb, et ta peab väga palju kuulama teiste juttu, aga ise ju tahaks ka rääkida. Ehk siis liikumine samuti tähtis, jah? Liikumine samuti tähtis, aga noh, liikumisega on see, et mida sa teed, kui su liigesed ei kanna. Arst ütleb sulle, et sa pead liikuma, aga kui liigesed ei kanna või selge ei lase liikuda, eks ta, et või ütleme, vanemaealised inimesed kardavad kukkuda, et vererõhk on madal, eks ju, et ja arst käseb liikuda, aga nii-öelda nagu tervena olles liikumine on nagu ülitähtis. Ja me teame seda kõik, et me liigume nagu vähem, kui me seda tavapäraselt teeme või võiksime teha. Nii et liikumine on tähtis, aga liikumisest, liikumisel on ka nagu kaks suunda või vaata, kui sa oled nagu füüsiliselt ka nagu aktiivsem, siis tõenäoliselt sa ka magad paremini. Et sul on nagu ka rohkem nii-öelda seda sellist jaksu nagu magada, välja magada. Et kui sa nagu oled, sul mitte midagi ei tee, siis sa tegelikult ka nagu ei väsi ära. Ja siis on see niisugune moment, kus ei tiku ka nagu hästi nagu und tulema, aga noh, paljud ei maga ikkagi seetõttu, et nad on ärevad. Et see ärevus ei lase nendel nagu magama jääda, et see ärevus on nagu suur nagu probleem, aga ka selleks on siis olemas ka, ka kõikvõimalikud meetodid, ravimid, võib-olla lühiaegselt, ajutiselt, aga sellega on võimalik siiski nagu toime tulla. Ja kuidas on uute asjade õppimisega või ajutegevuse siis käimashoidmisega? Näiteks minu ema ütleb, et ta kohtub härra Alzheimeriga, see tähendab, et ta lahendab ristsõnu. Et kas see on ka soodustatud tegevus, et hoida No oma seal on aju? ja alati on uute asjade õppimine on nagu tähtis ja üks sellistest tähtsamatest asjadest on keeleõpe. Et õppida näiteks uusi sõnu ja kõik nii edasi. Sageli on võib-olla probleem selles, et eaga käib kaasas ka tahes-tahtmata apaatia. Ehk siis ükskõiksus ümbritseva suhtes. Ma ei taha, ma ei viitsi. Mul ei ole huvi. Et see ei kõneta mind. Ja siis ongi niimoodi, et siis ei tule ka nende uute asjade õppimisest nagu mingit asja. Aga üldiselt on jah nii, et kõige uue õppimine, omandamine on tegelikult tähtis, et isegi kui sa saad uue teleka ja pead hakkama uut pulti õppima, on see ka juba, et me teame, et väga paljud ju vanemaealised inimesed paaniliselt ju kardavad, kui nad saavad uue puldi näiteks, eks ju, et need nupud ei ole üldse need, mis olid nagu enne. Ja noh, seal on ka nagu Uue telefoni samamoodi. telefon samamoodi, aga sellega on nagu see põnev lugu ka, et mõned inimesed on nagu sünnipäraselt juba vähem altid näiteks tehnikat kasutama. Et siis ei ole tal nagu lootust, et ta ka vanemas eas seda tehnikas nagu seda nii tugev on või seda tehnilist taipu nagu on. Et noh, kõik sellised asjad. Mis on üks asi, mida igaüks saab teha juba täna? Hästi magada, et hästi magada ja mõelda need nipid välja, kuidas see uni nagu kõige parem oleks. Noh, öeldakse niimoodi, et magamistoad ei tohiks olla heledad. Magamistoad peaksid olema tumedad. Magamistuppa ei tohiks väga valgus paista, et kardinad peaksid olema kõik sellised, mis on nagu mitte valgust läbi laskvad. Ja ikkagi see, et kui on jaksu ja jõudu, siis olla nagu füüsiliselt aktiivne
nii et sa väsiksid ära ja kuulata helisid. Võib-olla meile tundub, et metsas vaikuse kuulamine on ei ole nagu midagi, aga ka seal on omad helid. Nii et ka tegelikult niisuguses teinekord võib-olla seda äh, vaikuse kuulamine on see, mis meie aju hoiab nii-öelda nagu kauem aktiivsena, aga muusika on kahtlemata üks väga tähtis komponent nii-öelda nagu aju erksana hoidmise juures, mis ei tähenda seda, et kuulad iga päev muusikat ja Alžeimer ei tule. Et ikka tuleb, aga tuleb võib-olla hiljem, ei tule nii vara. Seda peame ka nagu silmas pidama, et see ei tuleks nagu nii vara, et mis on meie kõige tähtsam eesmärk tegelikult. Ei ole mitte see, et me elaks kaua, vaid me elaks tervena kaua. nii on. mis on kõige suurem hirm, mida inimesed väljendavad? No keegi tark inimene on nagu hästi öelnud, et dementsusega on see, et inimesed kardavad seda diagnoosi, kardavad seda kulgu ja siis seda lõppu. See lõpp ei ole võib-olla inimese enda jaoks üldse nii traagiline. See lõpp on rohkem traagiline võib-olla pereliikmete jaoks. Aga jah, et inimesed kardavad, kui nad kuulevad sõna või nimetust diagnoosi Alžeimeri tõbi, siis noh, see tekitab tegelikult inimestes tohutu hirmu ja raevu. Mina olen alati öelnud, et inimene võtab väga hästi vastu teadmise, et arst ütleb talle, et sul on vererõhk kõrge ja hakka vererõhuravimit võtma. Sa ei tunne seda, et su vererõhk on kõrge. Ja võib-olla 10-15 aasta pärast on sul südameinfarkt või insult ja seda nagu ta ei karda. Ja miks ma seda hüpertensiooni nagu räägin, alles siin hiljuti oli ju, eile vist tutvustati seda Riigikontrolli auditi tulemust, et meil on umbes 400 000 inimest, kes ei ole piisavalt hästi vererõhu osas nagu ravitud. Ei ole kontrolli all vererõhk, keskeas on üks suuremaid hilisema Alžeimeri tõve nii-öelda nagu põhjuseid. Nii et ravige oma vererõhku ja juba noores eas, keskeas, sest et sel hetkel, kui arst ütleb teile, et on Alžeimer, ei ole nagu enam palju aega jäänud oma aju tervise eest hoolitsemiseks, sest et enamus sellest ajast on juba nagu läinud. Need jätkuvad 8-10 aastat, mis pärast seda diagnoosi tihtipeale nagu jääb. Esimesed aastad ma olen alati öelnud, et peab olema ka ravis väga agressiivne. Sest et kui sa nagu ravis ei ole esimesed aastad väga agressiivne, siis hilisemas faasis juba võib-olla ei ole sellest ravimite lisamisest enam suurt tolku. Et sa pead nagu kohe alguses võtma nii-öelda ohjad tugevalt enda kätte ja püüdma olla nagu ravis hästi-hästi põhjalik. Et siis on sul võimalik võib-olla kas või paar aastat nii-öelda kvaliteetsemale elule juurde saada, kui pigem nagu, et jääd nagu alla sellele. kas mälukaotus tähendab lõppu? Mälukaotus ei tähenda lõppu. Kaotus ei tähenda lõppu, ei tähenda tegelikult, et sa kaotad oma mina, see mina sulle jääb, aga see mina jääb peidetud kujul. Ta ei ole selline mina, nagu ta oli olnud sinu kogu eelneva elu, aga see mina, mis on alles, see tuleb nii-öelda tugevaks teha, jõuliseks teha nende asjade poolt, mis alles on. Et see on nagu meie põhimõte täna, et mitte rõhuda puudustele, vaid rõhuda nendele asjadele, mis on alles ja mis eksisteerivad.
kui te peaksite andma kaasa 3 kõige olulisemat soovitust, mis siis on üks mõte, mille kuulaja võiksid kaasa võtta? ma arvan, et üks tähtsamaid asju on soodustada lähedust, sõbralikkust ja mõistmist. Ehk siis lähedus on see, et ma olen hooliv oma lähedase suhtes, keda on tabanud Alžeimeri tõbi. Mõistmine on see, et ma saan aru, et ta on haige, et see on selline haigus, et ma ei saa teda selliseks tagasi, nagu ta oli, et see haigus on ka progresseeruva kuluga, et meil ei ole võimalik tänasel päeval mitte midagi nagu siin taastada. Ja sõbralikkus on see, et me teeme koos temaga nalja, me naerame naljakate juhtumite üle, me räägime võib-olla toredaid lugusid, võib-olla teinekord ka mõnikord niisuguseid ka totakaid lugusid, et me ei laseks seda inimest, keda on tabanud dementsus näiteks ja seal põhiliselt Alžeimeri tõbi kurvameelsusesse, sest kurvameelsus on väga sageli nii-öelda üks selline hukatav olukord, mis tegelikult ei lase inimesel nagu kaua kesta. Et need võib-olla oleksid lähedus, hoolivus, sõprus, oleksid sõbralikkus, oleksid need, mis tuleb selle lähedase inimese puhul nagu ärkvel hoida ja kahtlemata on ülitähtis see, et me ka ise sealjuures nii-öelda nagu terveks jääme. Et me peame nagu mõistma, et me peame ka ennast hoidma, sest see ei ole tegelikult kerge olla selle nii-öelda hääbuva ajuga inimesega nagu 24 tundi koos ja kõike seda nii-öelda taluda. Minu eelmine vestluspartner oli psühholoog Helena Väljaste, kes samuti rõhutas, kui tähtis on enesehool. Selleks, et olla teise jaoks kohal, peame me kõigepealt panustama iseenda vaimsele ja füüsilisele heaolule. Nii see on, aga mina tänan doktor Toomas Toomsoo, et olite täna meiega. Ja kui sellest vestlusest midagi kaasa võtta, siis võib-olla see mõte, et inimene ei kao koos mäluga. Ta lihtsalt muutub meie jaoks raskemini leitavaks ja võib-olla kõige olulisem, meil on palju rohkem mõju oma tervisele, kui me ise iga päev arvame. Kui see episood sind kõnetas, siis jaga seda kellegagi, kellele see võiks oluline olla. Ja kui sa ei ole veel tellinud, siis liitu teraapiliste juurajuttudega minu YouTube kanalil. Siin me räägime asjadest, mis päriselt loevad. Aitäh, et kuulasid!